palume lõpetajate sissemarsiks püsti tõusta. Algab Tallinna Saksa Gümnaasiumi 39. lennu lõpuaktus. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa. Ei leia mina iial tea, see suure laia ilma pea, mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isamaa. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan mina alati ja jään sul truiks surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis isamaa. Su üle Jumal palvaku, mu armas isamaa. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis siial ette võtad sa, mu kallis isamaa. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes und
Tänapäeva alushariduse eelkäija Jan Amos Komenski on öelnud: õnnelik on see kool, mis õpetab lapsi innukalt õppima ja head tegema, veel innukamalt, veel paremat ja kõige innukamalt kõige paremat. Õnneliku kooli saladustest tuleb kõnelema härra direktor Kaarel Rundu. Austatud Saksamaa suursaatkonna esindaja proua Anne-Katrin Kirsch, austatud Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats, lugupeetud õpetajad, head külalised, kallid abituriendid. Head lõpetajad, üksikutest riigieksamitest te küll pääsesite, aga me ei tahtnud ju, et te kõikidest nendest kõnedest, rõõmupisaratest, lillekuhjadest, lõpupiltidest või viimasest koolilaulu laulmisest pääseksite. Sestap ongi meie kooli aktus täna sel suvel kõige hilisem Tallinnas, ajastatud täpselt 2 laine vahele, distantsõppe Wi-Fi levilaine ja teie elumere laine vahele. Siin saalis on täna 62 abiturienti, kes on õnnega koos. Te olete omandanud nii palju rohkem kui lihtsalt keskhariduse ja see on meile kõigile suur õnn, et me saame teid sel puhul täna õnnitleda. Osad õnneseened on saanud ka medalid kaela, kokku 10 kuldset ja 2 hõbedast ning 17 abiturienti saame õnnitleda ka haridusliku topeltkodakondsuse puhul, sest nad on meie saksakeelses osakonnas läbinud lausa 2 riigi õppekavad. Kui aga tulla nüüd selle küsimuse juurde, milline on üks õnnelik kool? Kõige lihtsam oleks öelda, et õnnelik on kool siis, kui ta pole parajasti distantsõppel. Aga see oleks liiga lühinägelik. Meie õpetajaid teevad õnnelikuks õpilaste saavutused ja see, kui nad realiseerivad oma täit potentsiaali. Lapsevanemad on omakorda õnnelikud, kui laps end koolis hästi tunneb, võimalikult häid hindeid saab ning oma õnnelikest hetkedest ka oma lähedastele räägib. Nii õpetajad kui ka teie pered teavad, et teis kõigis on midagi, mis väärib tunnustamist ja toetamist ning see ühendabki kooli ja kodu. Ma tänan siinkohal kõiki õpetajaid, vanemaid ja kõiki lähedasi, kes on meie päevakangelastele toetavateks kaasteelisteks olnud kõik need aastad. Vaadates täna neid noori, võime end ju õnnelikuna tunda küll. Aga mis teeb meie õpilased õnnelikuks? Kas need on head hinded? Ei pruugi olla, sest meil on targad õpilased ja nad teavad, et hindest olulisem on see, mis on iga hinde taga. Kas õpilase teeb õnnelikuks kalligraafiline diplom või särav medal? Või pigem on need endale seatud eesmärgid, mille poole igaüks neist püüdles? See tunne, et tema andeid on märgatud, see teadmine, et keegi temasse uskus, oma aega pühendas, et ta saaks neid andeid endas kasvatada. See isiklik arengutee, need pingutused, eelkõige mõistmine, et kõik see, mis on nende saavutuste taga, on palju väärtuslikum kui need tulemused iseenesest. Kas koolis käimine teeb õpilase õnnelikuks? Vesteldes õpilaste ja ka meie vilistlastega selgus, et õnnelikuks teeb ikkagi koos veedetud kvaliteetaeg, mille sisse jääb eneseületamisi, eksimusi, innustavaid kogemusi, valusaid õppetunde, koos tegutsemist, inspireerivaid väitlusi, enda tundma õppimist, hoidmist väärt suhted, isiklikud võidud, heatahtlik abivalmidus, ühised ülesastumised, söögilaua jutud, ühislugemised, spordivõistlused, olümpiaadid, kultuuriüritused ja teised mõtestatud ettevõtmised.
aga vahel ka lolluste tegemine. Sest oli see ju kuulus saksa filosoof Nietzsche, kes ütles, et ka lollused võivad meid vahel õnnelikuks teha. Niisiis, kui küsida, mis võiks meie õpilased õnnelikuks teha, siis ütleksin, et see on enda jaoks tähenduse leidmine. Kui inimene leiab oma kooliajale või elule laiemas mõttes tähenduse, siis saab ta õnnelikuks. Kui ta on õnnelik ja soovib õndsaks saada, siis tuleb ta kooliõpetajaks tööle ja aitab omakorda teistel seda tähendust üles leida. Armsad lõpetajad, teie kooliaeg on olnud erinev ja eriline. Ma usun, et te olete tegelikult väga õnnelikud, et üks etapp on jälle läbi saanud. Kuid loodan siiralt, et teie kooliajas jagus õnnelikke hetki, mis on väärt meenutamist ka aastate tagant. Kallis Tallinna Saksa Gümnaasiumi 39. lend. Ma loodan, et teil on olnud tähenduslikud kooliaastad. Tähenduslik on ka teie lõpuspurt. Kooli eesmärk on valmistada õpilasi ette muutuvaks maailmaks. Ent teie saite end selles muutunud maailmas proovile panna ja tuleb tõdeda, et te saite suurepäraselt hakkama. Me oleme teie üle väga uhked. Meenutamaks seda imelist aega tahtsime teile kaasa anda midagi praktilist ja tähenduslikku. Otseselt kätt me teiega küll suruma ei hakka, aga koolipoolsed kingitused saate te igatahes kätte ja need leiate te hiljem nende kaante vahelt. Ja vastates sellele küsimusele, et milline on õnnelik kool, siis ütleksin ma, et õnnelik on kool, kellel on nii fantastilised õpilased, nagu teie seda olete meile olnud. Aitäh teile! Kodu on kindlus, tagala, paik, kus unub kõik. Ei, kõik ei saa unuda. Ei saa unuda hoolivus, austus, lugupidamine ega abivalmidus. Kodu on see, kus tammutada uut jõudu maailmale vastu seismiseks. Koht, kuhu tahta minna ja oodata, millal sinna tagasi jõuaks. Laulu Home esitab koolibänd. Scream it to it, nothing less. There ain't nothing that I need. Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing please me more than you. Oh, let me come home. Home is wherever I'm with you. Oh, let me come home. Home is wherever I'm with you.
boats and waterfalls, alleyways and payphone calls. I've been everywhere with you. That's true. Laugh until we think we'll die, barefoot on a summer night. Never could be sweeter than with you. And in the streets we run free, like it's only you and me. Geez, you're something to see. Oh, let me come home. Home is wherever I'm with you. Oh, let me come home. Home is wherever I'm with you. La 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 la, take me home. Daddy, I'm coming home. Oh, let me come home. Home is wherever I'm with you. Oh, let me come home. Home is when I'm alone with you. Home, let me come home. Home is wherever I'm with you. Home, yes I am home. Home is when I'm alone with you. Alabama, Arkansas, I do love my mom and pa. Moats and boats and waterfalls, alleyways and payphone calls. Home is when I'm alone with you. Home is when I'm alone with you. meie kooliperet ühendab ühine huvi saksa keele ja kultuuri vastu. Sõna saab saksakeelse osakonna juhataja kohusetäitja härra Markus Reischel. Sehr geehrte Gäste, lugupeetud külalised, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, lugupeetud lõpetajad. Wie ich gehört habe, dass das ein Thema des Aktus Kindheit ist, war eine erste Erinnerung, wie ich in einer bayerischen kurzen Lederhose in den Kindergarten gegangen bin. Ja, deswegen habe ich mich heute kleidungsmäßig angepasst. Üks esimene meenutus, kui ma kuulsin, et Aktuse teema on lapsepõlv, oli see, et ma läksin Bajari nahkpükstega lasteaeda. Sellepärast liitusin täna sarnaselt. Das zweite Thema des Aktus ist Kodus gewesen zu Hause. Und da wir aktuell als ich den Sommer sehr viel zu Hause verbringen durfte, hatte ich genügend Zeit, die Tradition fortzusetzen und konnte eine lange deutsche Abiturrede vorbereiten. Kui mul oli teine teema on kodus, oli mul piisavalt aega nüüd üle suve pikka traditsiooniline saksa lõpukõne ette valmistada. Sellepärast ma ainult toetan härra Rundu tervitussõnu ja tänusõnu. Also deswegen schließe ich mit den Dankworten und Grußworten von Herrn Rundu an und möchte direkt beginnen.
So, 1 Ampere ist die Stärke des zeitlich konstanten elektrischen Stromes, der im Vakuum zwischen 2 parallelen, unendlich langen, geraden Leitern mit vernachlässigbar kleinem, kreisförmigem Querschnitt und dem Abstand von 1 Meter zwischen diesen Leitern eine Kraft von 2 mal 10 hoch minus 7 Newton pro Meter Leiterlänge hervorrufen würde. Malig austig. Wie gesagt, geil wie ab. Nii pikalt ma ei jõudnud. See on õige. Nii, lugupeetud lõpetajad. Ampli määratlemisel on aluseks võetud elementaarlaengu fikseeritud arvveertu 1,602176634 korda 10 astmel -11 ühikulon ehk ampersekund, kus sekund on määratletud cesium 133 sageduse alusel. Kas see oli ka valik austik? War das auch der falsche Ordner? Siis mul on Problem. Aber ich war ja auch mal in der Schule, gell? War in der Gargolis. Spikk on olemas. Der Verb. Ihr habt Glück. So. Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, es war ein abwechslungsreiches Jahr, nicht nur für mich, sondern für alle. Der Beginn im Ausweichgebäude, dann der Umzug, dann ein erneuter Umzug, jedoch nach Hause. Es mussten viele Entscheidungen getroffen werden. Eigentlich besteht das Leben aus vielen Entscheidungen. Bei manchen Entscheidungen fällt es einfacher, eine Wahl zu treffen. Bei manchen ist es fast unmöglich. Man muss sich aber entscheiden. Und man weiß danach eigentlich nie, ob es die richtige Wahl war oder nicht. Man kann vermuten, ja, das war richtig oder nein, das war falsch. Aber wir wissen es eigentlich nicht wirklich, weil nach der Entscheidung das ganze Leben einen ganz anderen Lauf genommen hätte. Wir denken immer, dass nur die Entscheidung anders gewesen wäre, der Rest aber gleich verlaufen wäre. Aber nein, das gesamte Leben wäre anders verlaufen. Das gilt für Kleinigkeiten, wie zum Beispiel beim Essen, wie auch für größere Veränderungen, andere Termine, Treffen mit anderen Personen und so weiter und so weiter und so weiter. Deshalb trefft eine Entscheidung und macht das Beste daraus. Nach dem Motto aus meiner Kindheit: Red nicht so viel, mach. Auf Hochdeutsch: Rede nicht so viel, mach zu. Und trauert später nicht darüber nach, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr mal eine falsche Entscheidung gemacht habt. Denn ihr wisst es eigentlich nicht. Ihr vermutet es nur. Weiterhin viel Erfolg. Se on nur ainukene Spicker, das war nicht der einzige Spicker. Lugupeetud lõpetajad, oli vaheldusrikas aasta mitte ainult mulle, vaid kõigile. Kooli algus teises majas, siis see kolimine, siis oli vaja uuesti kolida, aga siis koju. Oli vaja palju otsusi teha. Elu koosneb tegelikult paljudest otsustest. Mõne otsuse juures on lihtsam valikut leida, mõne puhul peaaegu võimatu. Aga on vaja otsustada. Ja tegelikult pärast ei tea kunagi, kas oli õige valik või mitte. Võib oletada, jah, see oli õige või ei, see oli vale, aga me ei tea tegelikult seda reaalselt.
sest peale otsust oleks elu täiesti teistsuguseks kujunenud. Me mõtleme alati, et ainult see otsus oleks teisiti olnud. Ülejäänud oleks samamoodi sujunud. Aga ei, terve elu olekski läinud teisiti. See kehtib pisiasjade kohta, nagu näiteks söömine, või ka suuremate muutuste kohta, nagu näiteks teised tähtajad, kokkusaamised teiste inimestega ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Sellepärast otsustage ja tehke sellest parim. Motto minu lapsepõlvest järgi, ära lobise nii palju, tee. Ja järgi kurvastage pärast selle üle, kui te arvate, et te tegite kunagi vale otsuse, sest te tegelikult ei tea seda, te ainult oletate. Edu teile edaspidiseks. Kõneleb Saksamaa Liitvabariigi suursaatkonna esindaja proua Anne-Katrin Kirsch. Tere. Liebe Abiturienten, liebe Abiturientinnen, eigentlich müsste es andersrum sein, es tut mir leid. Sehr geehrter Herr Lath, sehr geehrter Herr Rudo, liebe Eltern, liebes Lehrerkollegium der TSG, liebe Gäste. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist mein erster offizieller Termin. Ich bin erst seit 10 Tagen in Tallinn, deswegen sehr wenig Estnisch. Ich bitte es zu entschuldigen, aber nächstes Jahr mache ich es besser. Das kann ich schon mal versprechen. Ich wünsche und gratuliere Ihnen allen zum Abitur und zum bestandenen Riksexamen. Endlich kann jetzt auch offiziell gefeiert werden, bevor Sie alle in die weite Welt ausschwärmen und sich voller Freude, Neugierde und Energie in Ihr Studium stürzen. Egal wo. Manche von Ihnen werden auch zunächst sich in den Dienst Ihres Landes stellen. Vielleicht führt ja auch der eine oder andere Weg nach Deutschland. Viele von Ihnen haben das Sprachdiplom bestanden. Damit können Sie auch in Deutschland studieren. Wir würden uns alle sehr freuen. Zurückblickend kann man nun sagen, die jahrelange Anstrengung hat sich gelohnt. Sie war verbunden mit Höhen und Tiefen, aber letztlich stellt der Erfolg am Ende. Insbesondere dieses Jahr hat noch einmal ganz neue Herausforderungen an Sie, Ihre Familien, Ihre Lehrer und die gesamte Schule gestellt. Sie alle waren gefordert, auf eine ganz besondere neue Weise, die wahrscheinlich auch im kommenden Schuljahr zur neuen Realität werden wird. Und uns allen wird dieses Jahr noch lange im Gedächtnis bleiben. Ich habe lange überlegt, wie ich dieses Jahr charakterisieren kann. Fällt Ihnen ein Adjektiv dazu ein? Wie würden Sie dieses Jahr benennen? Aber vielleicht ist es auch noch zu früh. Wir müssen bis 2021 warten. Beim Überlegen ist mir aber ein Zitat von Heraklit durch den Kopf gegangen. Nichts ist beständiger als der Wandel. Und ich glaube, genau das steht uns bevor. Dies wird Ihnen allen noch viele Jahre bevorbestehen, Ihr ganzes Leben lang. Aber Sie haben sich auch jetzt den Veränderungen, den besonderen Herausforderungen gestellt, mit Bravour und mit Auszeichnung. Bleiben Sie dabei. Seien Sie weiter mutig, bleiben Sie neugierig und lassen Sie sich nicht von Rückschlägen entmutigen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg auf Ihren weiteren Lebensweg. Aite. Tervita alati soojalt ja jäta südamlikult hüvasti. Võib üllatuda, kui palju see pealtnäha lihtne asi meid ümbritsevat atmosfääri muudab. Meeleolukast atmosfäärist musitseerib ka meie kooli bänd.
anname sõna meie kooli vilistlasele ja Mustamäe linnaosa vanemale härra Lauri Laatsile. Kellegi kott oli ees. Austatud Saksamaa saatkonna esindaja, austatud kooli juhtkond, head lõpetajad, armas koolipere. Teate, siis kui ma tulen siia kooli, siis alati meenuvad head sellised seiklused, mis on selle kooli teel mind saatnud, kui ma koolis käisin. Ja teate, ma korraks mõtlesin istudes, et kas mul meenub midagi ka halba? Ja ei meenunud. Kujutage ette. Ainult positiivne. Ja võib-olla, mis paslik oleks siia nii-öelda üks meenutus tuua, see oli täpselt, ma olin 12. klassis, nii nagu ikkagi sügis algas, me tõime sisse esimese klassi õpilased, tõenäoliselt ka see aasta, täpselt samamoodi traditsioon on sama, ehk siis minul anti paremasse kätte üks poiss, tema käepesad olid hästi märjad, ehk siis higised, ma küsisin tema käest, et kuidas sul on, kas sul on kõik korras, ta ainult vaatas mulle otsa, noogutas, rääkida ta ei julgenud. Ja täpselt 12 aastat möödudes sellest hetkest ma olin jällegi aktusel, pidasin kõnet, siis olin ka linnaosa vanem ja üks nooremast tuleb minu juurde, teate, härra Laats, ma mäletan teid. No jah, et te tõite mind esimesel klassis aktusele. Kujutad ette, jah? Mis te arvate, mis ma tegin? Ma nagu nii nagu tema mulle esimeses klassis, et mul ka nagu sel hetkel midagi ei tulnud. Aga tagantjärgi mõeldes, ma oleks väga tahtnud teada, mis selle poisi nimi oli ja võt sellised seiklusjutte maalt ja merelt. Teate, see aasta oli kindlasti teistsugune, ta algas teistmoodi ja ma arvan, et kogu teie nii-öelda lõpusirge tee, võttes nii-öelda 11. klassi või 12. klassi oli teistmoodi. Noh, esiteks alustame sellest, et me teie koori direktoriga otsustasime hakata uut maja ehitama. See oli 11. klassis. Ma arvan, et te mõtlesite, no hea küll, et peame vastu, oleme seal 37. endises ära selles huvitavas koolis. Ja noh, tuleme siis ja teeme selle asja ära. Aga näete, teistmoodi läks asi kõik. Me näitasime teile selle aasta alguses seda kooli nagu kaladele akvaariumi tagant. Saite korraks vaadata ja siis saite nii-öelda kodus edasi õppida. Aga ma arvan, et tänu sellele te olete muutunud tugevamaks ja iseseisvamaks. See tee, mis teid ees ootab ja valdavalt ma saan aru, et teid ootab ikkagi ülikooli tee. Muuseas, siin vahepalaks ma ütlen seda, et ka mina võtsin selle teekonna uuesti ette, otsustasin magistratuuri minna Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonda. Mõtlesime, et ma jätkan õpingutega. Kes läheb Tallinna Tehnikaülikooli teist? Tõstke käed. Oi, sind ja siin ma kindlasti näen ja sind ka. Väga tore, väga õige valik, aga selles mõttes, et kõik need valikud, mis te teete, on kindlasti väga õiged. On see siis Kaitsevägi, ülikool, välismaal õppimine ja muudki valikud. Ja teate, ülikool ja ka kogu see ülejäänud nii-öelda tegevus elus eeldab väga palju iseseisvust. Ja ma arvan, et need 2 aastat, kuigi nad olid väga rasked, aga nad andsid teile väga palju juurde iseseisvust, mida kindlasti on teil vaja, et hakkama saada. Kui väga lihtsustatud võtta nii-öelda meie elutee kokku, siis ma võrdleks seda kogu teekonda ühe nii-öelda ülekäigu sebrana. Ja Tallinnas tihtipeale need sebrad on joonimata ja mõnikord on seda musta osa palju rohkem kui seda valget. Aga kui me räägime nii-öelda sellest sebrast ja sellest näitest, siis minu arust need klahvid väga hästi iseloomustavad meie teekonda. On valgeid, on ka tumedaid ja niimoodi see on, et korra üles, korra alla ja mis ma kindlasti teile soovitan on see, et teil neid
valgeid klahve oleks palju rohkem, nii nagu Tallinna teedel võiks neid valgeid klahve rohkem olla. Head lapsevanemad, kindlasti mõtlete ja ka vanemad ja vanaisad, et see aeg läks päris kiiresti. Ja nii ta tegelikult on. Mul on endal 3 last ja vaatad, et üks läheb 11., 5., 3. ja mõtled, et kas tõesti, aga nii on. Kõige kallim kingitus, mis meil on meie lapsed. Ja teate, ma arvan, et nad on meil nagu, kindlasti on ka kallis kivi. Ja seda kallis kivi me ju pidevalt lihvime, et ta säraks rohkem ja rohkem. Ja me aitame neid lihvida. Me võtame tegevusi, et suuname neid. Ja ma arvan, et te suunasite oma kalliskivi siia kooli, oli teie poolt väga õige tegu. Nad said väga hea hariduse ja kindlasti on nendel edaspidi palju lihtsam hakkama saada. Aga mitte ainult meie neid lihvime. Nemad lihvivad meid täpselt samamoodi ja võib-olla isegi veelgi rohkem. Meil on hästi palju oma lastelt õppida. Ja ma arvan, nii kui nad meie ellu tulevad, nii koheselt nad hakkavad ka meid õpetama. Kas me teame, saame sellest aru või mitte, alateadlikult kindlasti. Minul on küll oma lastest väga-väga palju õppida. Et seda kindlasti tuleb hinnata. Head sõbrad, see aasta algas teisiti. Mina soovin, et see aasta jätkuks tavapäraselt, aga eriliselt. Palju õnne kõigile. Aitäh! Omapoolseid õnnesoove tuleb jagama 11. C-klass. Me õnne teile soovime ja rõõmsasti kõik laulame. Oi lii, oi laa, oi la. Me kõik tulime eelmisel sügisel TSG-sse suure hingevärinaga. Uus kool, uued õpetajad, kõik oli võõras. Oleme ülitänulikud teile, tänased lõpetajad, et meid nii sõbralikult kooliperre vastu võtsite. Eriti muidugi ka 12. C. Loomulikult, sest meil on just sama klassijuhataja, Anu, oleme nagu ühe ema lapsed. Täna lahkub siit, hõbemedal kaelas, minu vend, Karl-Erik. Olen uhke su üle. Palju õnne, kallis vend. Püüan olla sama tubli nagu sina. Me kõik püüame edasi kanda samu väärtusi nagu teie. Paljud meist polnud kunagi varem laval esinenud. Koos 12. C-klassiga oli aga alati nii julge seda teha. Lubame, et oma edasised esinemised koolilaval pühendame just teile. Ja kõik oma tulevased kossuvõidud pühendame samuti teile. Üks hea soovitus on meil teile eluteele ka kaasa anda. Ärge kunagi muutuge igavateks kuulid täiskasvanuteks. Säilitage alati lapsed meelsust.
Sellel väljakutseid täis teekonnal on teil olnud mitmeid innustavaid teejuhte, kes teid õigel kursil on hoidnud. Teid tervitavad sõbrad ja vanad tuttavad üle terve maailma. Mida on sul elus vaja? Eneseusku, selgeid aateid, julgust, juhuseid ja jõudu, soojust, tugevust ja tuge, ühtekäivaid eluvaateid, küünarnuki ulatuses ühte sõpra, ühte armast, et sind oleks neile vaja ja selle kestvust üle aja. Kallid lõpetajad, ma olen nii õnnelik ja uhke sinu üle. Täna pöördun sinu poole Virve Osila luulereaga. Sa kanna unistusi endas, siis su vaim ei kängu. Uut leiad homsetes, kui rahuloluga ei harju. Võib mõnel nõrkushetkel tunduda, et saatus juhib mängu. Kuid tegelikult ikka ise valid valguse või varju. Et su unistused kõik täituksid ja tea, et soovin sulle eluteel ikka alati kõike head. Hei sõber, ära tuppu, aeg on läbi, kõik. Otsas on õpetajate manitsused, nõudmised, kiitmised, kõik on läbi. No nii läbi, kui üks asi võib veel olla. 12 aastat sinuga koos tulla, näidata sulle maailmas erinevaid toredaid asju. No, võtame siis ka otsast peale. Aegviidu, Hiiumaa, Vilsandi, Viruraba, kevadel, sügisel, talvel. Kõik võimalikud toredad paigad Eestis, kuhu me jõudsime, kuhu me jõudnud. No lõpuks võtsime kätte, läksime Prahasse välja. Vahva oli. Aga nüüd tuleb kõigega sellega hüvasti jätta. Aitab, aeg on läbi. Läbi. Sina lähed, mina jään. Aga ma tänan sind selle 12 ilusa koosoldud aasta eest. Ja kahjuks pean sulle nüüd tõepoolest kurbusega ütlema, et nüüd sa jääd üksi. Üksi eluetesse. Seal, kus keegi enam meelde ei tuleta, mis ajaks midagi tuleb esitada, kellele sa midagi võlgu oled, kas raamatukogule või füüsikõpetajale. Sa oled üksinda ja nii see on. Ja nüüd näitad kogu maailmale, mulle, emale, isale, teistele, kaaslastele. Kui tugevad on su tiivad, kui palju sa kogusid tarkust, energiat, kui palju sa leidsid endale kooliaegsid sõpru. Ja nüüd tuleb sulle endal hakkama saada. Tegelikult mul on hea meel. Sa oled suur, ilus, pikk, tugev, kena. No ja veel neid toredaid sõnu, mis sulle sinna ritta panna saab. Aga 12 aastat läks nagu linnulennul ja ma ütlen sulle, et kogu elu läheb nii kiiresti. Mida kaugemale jõuad, seda kiiremini minema hakkab. Ära unusta, et maailmas on tegelikult päris hulk toredaid inimesi, kes sulle mõtlevad ka siis, kui sa seda ise ei tunne ja ei tea. Ja kindlasti anna teada meile, õpetajatele, ja kindlasti mulle, kuidas sul elus minema hakkab. Kuhu ülikooli lähed? Kas said sisse? Millal lõpetad? Äkki võtan kätte, tulen lõpuaktusele. Toon lilli. Kadema ju ei ole. Või kui sa hoopis võtad naise, lähed mehele või kui su pere saab lisa.
anna teada, kuidas sul läheb. Seniks aga uute kohtumiseni ja olge lõbusad. Tere, kallid lõpetajad! Mul on siiralt hea meel, et te valisite enda gümnaasiumihariduse omandamiseks just Tallinna Saksa Gümnaasiumi. Et te otsustasite kuuluda meie kooliperre. Te olete erakordselt tubli ja teotahteline lend. Seda näitas juba ka see, et lausa 10 õpilast teie hulgast kuulus õpilasesindusse. Teid viis näha esinemas näidendites ja playboxidel. Te esindasite suurepäraselt meie kooli erinevatel võistlustel. Teid jätkus igale poole. Aitäh ja kõrget lendu teile! Tere, kallid lõpetajad! Mul on siiralt hea meel, et saan teid tänasel lõpetamise puhul õnnitleda. Olete olnud tublid ja jõudnud päris kaugele, kuid teil on veel pikk tee minna. Selle juures soovin teile palju edu ja motivatsiooni, et oma unistused täide viia. Kui te midagi väga soovite ja selle nimel pingutate, on kõik võimalik. Sealjuures ärge unustage neid, kes teid sellel teel on aidanud. Oma armsad õpetajad, sõbrad, pere, Google ja copy-paste. Teid, armsad lõpetajad, mäletatakse alati, kuid astuge vahepeal läbi ka koolist. Õpetajad alati ootavad teid ja tahavad teada, kuidas teil läinud on. Ilusat lõpetamist ja unistuste täitumist! Meie õppisime teiega koos ajalugu ja ühiskonnaõpetust. Ma õnnitlen teid lõpetamise puhul. Ma väga nautisin vaidlusi teiega tunnis ja väga nautisin seda, kui te avaldasite oma arvamust. Ma annan teile eluteele kaasa 2 väikest soovitust. Võistelge, aga võistelge ainult iseendaga. Ja teiseks, võistelge, aga võistelge hea inimene olemises teiste inimestega. Palju õnne teile, teie vanematele, teie õpetajatele, kõikidele, kes on kaasa aidanud sellele, et te täna lõpetate. Kõike head! Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 12a des TSG, ein Jahr ist es jetzt her, dass wir uns zuletzt gesehen haben. Ich beglückwünsche euch ganz herzlich zu eurem bestandenen Abitur. Ihr wart eine Klasse, die mir immer sehr viel Spaß gemacht hat. Ihr wart besonders eifrig teilweise unterwegs. Einige von euch natürlich auch mehr damit unterwegs. Wann ist die Stunde endlich vorbei? Ich freue mich für euch, dass ihr jetzt eure eigenen Wege gehen könnt, dass ihr die Schule hinter euch lasst und entsprechend eure eigene Zukunft gestaltet. Ich wünsche euch alles Gute für diese Zukunft. Würde mich freuen, wenn wir uns bei einem der zukünftig anstehenden Jubiläen der deutschsprachigen Abteilung, die bestimmt kommen werden, nochmal sehen werden. Und wünsche euch nur das Beste. In diesem Sinne, macht das Beste aus eurem Leben. Hallo liebe Schüler. Wie ihr seht, sitze ich gerade hier vor einem Häuschen, was ziemlich norddeutsch aussieht. Und das stimmt, ich bin gerade auf der Insel Föhr. Und ich verbringe da mit meiner Familie seit einer Woche die Ferien von Corona. Ich muss ja auch mal bis wieder rauskommen aus dem Corona-Schatten. Und ich habe von Katrin die Nachricht bekommen, ich soll euch ein kleines Video schicken. Mache ich gerne und gratuliere euch damit herzlich zum bestandenen Abitur. Ihr habt ja alle bestanden. Wunderbar, ich freue mich drüber. Ich habe auch erfahren, dass Katrin Lisa und Laura Helene ein DAAD-Stipendium bekommen haben. Auch dazu herzlichen Glückwunsch und euch allen wünsche ich für die Zukunft alles Gute, dass ihr natürlich gut über die ganze Corona-Zeit kommt, dass sich da keiner noch ansteckt. Für diejenigen, die in Deutschland studieren, denen wünsche ich auch alles Gute. Laura, Helene und Katrin Lisa wollen ja, glaube ich, in Frankfurt bzw. Würzburg studieren. Auch wunderbar. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele von euch nach Deutschland kämen und an einer deutschen Universität studieren. Ich selbst lebe ja in Leipzig. Wenn es euch nach Leipzig verschlagen sollte oder den einen anderen, dann würde ich euch auch gerne dort begrüßen. Lasst mal was von euch hören. Und zu eurer Nachfeier wünsche ich euch viel Spaß. Und ja, alles Gute für die Zukunft. Hi ihr Lieben, ich wollte euch ganz herzlich aus Deutschland gratulieren.
Ihr könnt stolz auf euch sein, ihr habt 2 Abiture geschafft, Estnisch und Deutsch. Ich wäre froh, wenn einige meiner Schüler, die ich jetzt unterrichte, nur die Hälfte davon schaffen würden. Also herzlichen Glückwunsch aus Deutschland von eurer Hofhof. Wir hatten zwar nur ein Jahr das Vergnügen, aber ich konnte ja live über Instagram und alle anderen sozialen Medien verfolgen, wie ihr weiter wachst und zu tollen Erwachsenen werdet. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute für die Zukunft und ja, werde es weiter verfolgen, wie ihr euch so entwickelt und wünsche euch alles Gute. Tschüss. In einer kleinen Stadt in Deutschland Folgendes geschieht. Ist es ein Vogel? Nein. Ist es ein Flugzeug? Nein. Es ist Mayamis. Mayamis, der Superheld aus dem Tallinner Sachser Gymnasium. Hallo Kolibere. Leider muss ich hier die Welt retten und kann nicht bei euch sein. Aber ich wünsche euch alles Gute. Herzlichen Glückwunsch zum Abitur. Argo, Jan, Fisch, Hedwig, Sandra, Carmelan, Beverly, Grete, Laura, Hendrik, Kirke, Claudia, Mark, Gerli, Kareli, Katrin, Lisa und Edward, aber auch Hanna und Gretelis, Paula und Otto und alle anderen Schüler der 12. Jahrgangsstufe. Allen Glückwunsch zum Abitur. Tschüss. Bis bald. Suur aitäh Kadrianile selle video eest. Kas tead, mida tähendab olla laps? See tähendab uskuda armastusse, uskuda ilusse, uskuda uskumisse. Olla nii väike, et päkapikud ulatuvad kõrva sisse sosistama. Põluda kõrvitsast tõldu, hiirtest hobuseid, alatusest õilsust, mitte millestki kõike. Sest iga lapse hinges elab tema haldes ristiema. Nii ütles kunagi Francis Thompson. Omapoolse nägemuse sellest, kuidas võsukesed järsku suureks said, räägib meile lapsevanem Alarihe. Tere! Mul on 2 uudist, alustan halvast, et kes arvab, et ma pean, minu kõne kestab paar lauset, siis ta eksib. Aga hea uudis on see, et ma olen poole oma kõnest maha tõmmanud. Kui ma mõtlesin täna, mis võiks olla selle kõne motto või selline pealkiri, on see, et alistujad ei võida ja võitjad ei alistu. Mul on au täna rääkida võitjate ees. Kallid lõpetajad, austatud Saksa Gümnaasiumi direktor Kaarel Rundu, koolipere ja kõik, kes on tulnud täna siia õnnitlema. Kõik õnnitlejad pole saali mitte enda tahtel, saalis mitte enda tahtel, vaid osa on neid, kes ei saanud tulla. Nende hulgas on ka minu poeg Henri Georgiev, kellel täna on Kaitseväe noorsõduri kõige tähtsam päev. See on see 33 kilomeetrit täisvarustuses. Nad on juba sellel teel olnud mitu päeva, nii et ta on praktiliselt olnud 2 nädalat metsas. Sain temaga mõni aeg enne tänase koosviimise algust telefoni teel ühendust ja ta palus kõiki tervitada. Arvo Valton on öelnud, raamatust saad teadmisi, õpetajalt oskuse neid läbi seedida, kuid üksnes omaenese mõtlemine võib viia sind tarkuseni.
Lapsevanemana tahan ma kooli tänada. Seda südamest, sest kõige kallimad on vanematele nende lapsed. Jah, lõpetanud gümnaasiumi ja astunud juba järgmise sammu edasi õppimiseks on need noored ikkagi veel lapsed. Nagu esimene õpetaja on hästi oluline, kes kujundab koolipoisi, koolitüdruku suhtumise kooli, kaaslastesse ja õppimisse, nii on ülioluline gümnaasiumiastme klassijuhataja. Raame on vähem, eesmärk peaaegu käega katsutav, vanemad ei saa sekkuda jõuliselt ja valikutesse, õppida rohkem või vähem. Õppeaasta 2019-2020 gümnaasiumi abituurium seisis väga tavatu olukorra ees. Oli võimalus õppida vähem, sest klassiruumid olid tühjad ja õpetajad õpetasid arvutite taga, lootuses, et õhinaga õpitakse teispool ekraani. Olime kodusel õppel. Meie kodus oli küll natuke sedamoodi, nagu keegi härra Hill välja ütles. Koduse õppe üks eelis on õppeprogrammi paindlikkus, mis võimaldab õppimisega tegeleda vabal ajal. Ka meie pereabiturient näitas aeg-ajalt sellist suhtumist üles. See, mis ema-lisal veenmisjõuga siiski teha ei õnnestunud, tegid ära kooli pedagoogid ja suuresti klassijuhataja. Lev Tolstoi on öelnud, kui õpetajas on armastust nii aine kui ka õpilase vastu, siis on ta täiuslik õpetaja. Ja just keerulises, täiesti uues ja tundmatus, väga raskes seisus õppida, õpetada tuli välja selle kooli õpetajate suhtumine õpilastesse. Mõisteti, mõjutati, sunniti, veendi ja põhiline julgustati. Kasutan Anatole France poolt öeldud, 90% haridusest moodustab julgustamine. Selle kooli nägu on sportlik, range, kultuurilembene, muusikaline, väärtustatakse haridust, väärtustatakse oma kultuuri ja teisi rahvaid ja nende kultuure, väärtustatakse võõrkeelte õpet ja austust oma emakeele vastu, väärtustatakse õpetajat ja õpilast, väärtustatakse inimlikkust. Võin kaua ja pikalt üles lugeda kooli omadusi, mis teevad Tallinna Saksa gümnaasiumist lapsevanemale kooli, mida lapsevanemana usaldan, kiidan ja tänan. Klassijuhatajale Anu Kušvidile suur tänu pedagoogitöö, psühholoogitöö, klassijuhatajatöö, pereterapeutitöö ja väsimatu pühendumise eest. Aasias on vanasõna, kui teed plaane aastaks, külva seemet, kui teed plaane 10 aastaks, istuta puid, kui teed plaane 100 aastaks, õpeta inimesi. Suur tänu, Saksa gümnaasiumi suurepärased õpetajad. Oleme tõepoolest suur pere, sest meil olid ühised lapsed kasvatada. Julgen olla kindel, et kõik saalis viibijad ühinevad minuga. Ja nüüd, head lõpetajad, õnnitlen teid. Kõige targemad on just gümnaasiumi lõpetajad, sest nemad teavad kõigest midagi. Erinevusi amiidide ja amiinide vahel, ristõieliste ja korvõieliste vahel. Nad oskavad kasutada kuupide summa ja kuupide vahevalemit, tunnevad ära visnapuu meloodilised ja ristikivi mõtlikud luuleread ning teavad täpselt, kuidas on õige üles ehitada kirjand, essee või kõne. Mitte nagu mina praegu. Edasi toimub elus juba spetsialiseerumine, kes valib eriala ülikoolis, kes läheb kohe edasi eluülikooli. Võtke aega hindamaks oma saavutust ja praegust hetke gümnaasiumi lõpetajana ja jätke meelde see kärsitu hoiak, midagi ära teha, see nooruslik optimism
ja see avatud ja avar maailmapilt. On küllalt inimesi, kes ütlevad, kuidas asi on. Kasvuks, arenguks ja edasiminekuks on vaja neid, kes ütlevad, kuidas võiks olla. Need ütlejad, uue ja parema suuna kujundajad tulevad teie seast. Ühelt poolt suur vastutus, teiselt poolt imeline võimalus. Tahan öelda või meelde tuletada Paul Ardeni hästi sõnastatud tarkust. Oluline ei ole see, kui head te olete, vaid see, kui headeks te tahate saada. Teie visioon sellest, kes te olla tahate, on teie suurim varandus. Ehk, kui jalgpallimaailmast paralleeli tõmmata, kui ei tea, kus on värav, on raske skoorida. Soovin teile, et kasutaksite oma kõige targema positsiooni edukas stardipakuna ja et teil siht silme eest ka kõige udusematel päevadel ei kaoks. Sest teil on meeles gümnaasiumis õpitu asimuudist ja suuna määramisest. Kui seate sihte ülikoolis õppimise kaudu, soovitan teil kindlasti ühineda mõne üliõpilasorganisatsiooniga. Korporatsioonid ja üliõpilasseltsid ühendavad ärksama meelega tudengeid ning nooruslikke vilistlasi. Ärge peljake musta tekli kandmist ehk rebase aega, kus tuleb ürituste ettevalmistamisel osaleda mõned tunnid enne selle algust, lauale kanda suupisteid ja õlut, lõigata juustu, porgandeid, pesta nõust ja põrandad. Te astute ülemaailmsesse suhtlusvõrgustikku, millest leiab kasu kõigil eluvaldkondadel ja kogu eluks. Mul on see tee läbitud. Sellepärast räägin. Natuke manitsussenu ka, muidu ma ei oleks ju lapsevanem. Oma sihtide määramisel ja eesmärkide täitmisel ei tohi unustada inimlikku soojust ja armastust. Inimene ei ole saar, inimene on pundar suhteid. Lennart Meri on öelnud, muutuvas maailmas võidab see, kes maailmaga kaasas käib. Käib natuke kiiremini kui maailm. Jõuab maailmast ette, oskab ette näha neid küsimusi, neid lahendusi, mida elu talle ette seab. Teie mõistus ja teie käed lennutavad teid nüüd edasi. Te võtate vastutuse enda ja teiste ees. Olete pärit ühest jõest ja ühest voolust. Alistujad ei võida ja võitjad ei alistu. Ärge unustage seda. Toomas Hendrik Ilves on lausunud, õpetaja on inimene, kes hoolsaaednikuna paneb iga päev tükikese oma mõistusest ja südamest noortele kaasa. Teid tervitavad teie kallid juhatajad. Võtad mikrofoni. Teid kanti sünnist saati kätte peal. Ei lastud varvast ära lüüa eal. Kätte toodi kuud ja päikesed. Kuid te pole enam väikesed. Selle laulu pidi kevadisel lõpuaktusel esitama 12. C-klassi bänd, keda terve maikuu oleks kooli bändiruumis juhendanud tubli Karl-Liisa. Läks aga teisiti. Teisiti on väga paljud asjad praegu. On see, et kui tavaliselt lõpuaktus on kurb hüvastijätt, siis meil on ta nagu rõõmus taaskohtumine, sest hüvastijätt juba toimus meil kevadel.
teisiti on tõesti see, nagu siin juba kõlas, et mitte ükski klass ei istu siin täiskoosseisus, sest muud kohustused on juba peale tulnud. Minu armas 12C on täies koosseisus vähemalt minu kleidi peal. Nii, nüüd mis ei ole teisiti? Teisiti ei ole üldse see, et taas kord astuvad nii-öelda ellu, kuigi ka siiani on olnud elu, kihvtid inimesed, targad, analüüsivõimelised, õigete väärtushinnangutega. Ma tean, millest ma räägin, sest 3 aasta jooksul olen ma kõikide teie lugupeetud abituriendid kirjandeid lugenud. Ja vanemad ja vanavanemad ja muud külalised, kes tavaliselt noortega kokku ei puutu, olge rahul. Kui need inimesed siit nüüd lahti pääsevad, siis Eestimaa, Euroopa ja kogu maailm on kindlates kätes, uskuge mind. Tänase aktuse teema, öeldi meile, on kodu ja perekond. Ja kuigi te olete praegu oma elu kõige targemas faasis, nagu siin juba kuulda oli, siis tegelikult on elu püsi- ja põhiväärtused paganama lihtsad. Jätame selle praegu tarkuse poole kõrvale, aga tuletan meelde teile seda kõige lihtsamat tõde, mis on elu aluseks, sest kogu elu on ju põhiliselt suhtlemine. Tee alati ainult seda, mida sa soovid, et sulle tehtaks. Ja siis sa oledki tore inimene ja torete inimese ees on kõik uksed alati valla ja kõik õnnestub. Minu isiklik eeskuju on aastaid olnud ema Teresa, võite guugeldada, kes see on. Ja kui ema Teresa, kes alati aitas nõrku ja hädasse sattunud ja õnnetuid inimesi, sai Nobeli rahupreemia ja ajakirjanikud küsisid tema käest, mida teha, et maailma paremaks muuta. Vastas ema Teresa lihtsalt, mine koju ja kallista oma lähedasi. Et nii lihtne see ongi, kõik suured teod algavad väikestest. Armastan teid kuuni ja tagasi ja veel kord kuuni ja tagasi ja nii 100 korda järjest. Armsad lõpetajad, mul on erakordselt hea meel teid veel kord sügise hakul taas kohata ja ma olen väga rõõmus teie elukutse valikute üle. Soovin, et sa kuulaksid oma sisemist häält ja astuksid julgelt oma teed. Ja veel, tunne rõõmu väikestest asjadest, päikeselisest päevast, kuula merekohinat ja vihma langemist. Tunne heameelt oma lähedaste ja sõprade üle ning ole lihtsalt õnnelik. Unista julgelt ja suurelt ja vii oma unistused ellu. Armas lõpetaja, armas viljaterakene, arvas musirullikene, jänkukene, ükskõik, kes sa meie jaoks oled. Kas sa mäletad 12 aastat tagasi 1. september? Ei mäleta. No ei ole mitte midagi, ei peagi mäletama. Elu läheb meeletu kiirusega edasi ja nüüd ongi see 12 aastat, mis toona paistis jube kauge aeg. Ja eks lapsevanemad, kindlasti teile ka 12 aastat, no millal? No aga täna on ta siin. See 12 aastat on läbi, aitab. Palju me teid õpetada suudame, palju te vastu võtate? Ajud on juba kindlasti, kellel täis, kellel tühjad, meelde ei midagi. Kõik, mida ma tegelikult mõtlesin eile õhtul, et ma teile täna ütlen siit saalist, kõik see tegelikult on juba ära öeldud kõikide teiste inimeste poolt. Mul jääb ainult soovida seda, et sa oleksid julge, siiras, aus, iseenda oma südametunnistuse vastu.
hoia oma vanemaid. Neid ei ole antud sulle lõputult. Ka nendel on närvid, ka nendel on oma elu. Muideks, sinu oma elu hakkab ka nüüd. Kellel on teist juba oma auto, kellel oma korter, kellel oma noormes. No teil on neid asju, mida juba omaks pidada. Aga mina saadan teid siit minema tänu tundega, et sain olla 12 pikka imelist aastat, kuigi teinekord kippus endal ka nutt silma. Teie tempude pärast muidugi. Aga ma olen õnnelik, et täna oleme me siin ja täna ma saan sulle öelda, aitäh, sõber, mine, sa oled tubli, sa oled ilus, pikk, kena, tark, armas. No ja need sõnad kõik sinna veel, mida te võite siis õssist juurde otsida. Aitäh ja aitäh ka teile, lapsevanemad, et te olete olemas olnud oma laste kõrval, toetanud ja torkinud neid viimase koduõppe ajal. No teate küll, nad ju magasid päeval, siis kui õpetajad ootasid neid ekraanide ees. Aga aitäh, et te olete olemas olnud, toetanud meid, toetanud oma noori, kenasid, armsaid lapsi. Ja nüüd on kõik 39. lennake kõrgele, kaugele ja võite seda teha täie naudinguga. Oot, enne veel, kui nüüd lendama siin hakata, mul on 12. seega mõni asi veel õiendada. Nii mõnelgi on veel mõni kohustusliku kirjanduse teos mulle vastamata. Nii et anke ruttu teada, millal meil esimene vilistlaste kokkutulek tuleb, siis saate kõik võlad ära õiendada, on ju? Aumeeste asi. Ja väljakutseid täis teekond on selja taga. Ja nüüd on aeg õnnitlemiseks. Palume lavale 12. A-klassi lõpetajad. Tallinna Saksa Gümnaasiumi õppenõukogu otsus number 46, 18. juunist 2020. Anda välja Eesti Vabariigi Gümnaasiumi lõputunnistus ja Saksa küpsustunnistus. Argo Aljand, tunnustada väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses ja inglise keeles. Beverly Buffald, tunnustada väga heade tulemuste eest kunstis ja inglise keeles ning tänukirjaga aktiivse töö eest klassivanemana. Aleksandr Põstrov, tunnustada väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses ja inglise keeles. Edvard Ellervee, tunnustada väga heade tulemuste eest kunstis, eesti keeles ja kirjanduses ning inglise keeles. Karmel-Ann Heinmets,
tunnustada väga heade tulemuste eest kunstis ja inglise keeles. Hendrik Andre Herter, tunnustada väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Katrin-Liisa Laius, tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kuldmedaliga. Jan Richard Liiva, tunnustada väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses ja inglise keeles. Karevi Pajumets, tunnustada väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses ja inglise keeles. Kirke Pertel, tunnustada väga heade tulemuste eest uurimistöö alustes eesti keeles ja kirjanduses, inglise keeles, muusikaõpetuses ja kehalises kasvatuses. Kirke uurimistöö pälvis õpilaste teadustööde riiklikul konkursil Eesti Ajaloomuuseumi eriauhinna. Claudia Maria Ruhno, tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kuldmedaliga. Kerli Rukis, tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kuldmedaliga. Mark Ruuser, tunnustada väga heade tulemuste eest inglise keeles. Grete Silem, tunnustada väga heade tulemuste eest inglise keeles, vene keeles ja kehalises kasvatuses. Sandra Skoblov, tunnustada väga heade tulemuste eest inglise keeles. Hedvig Talvik, tunnustada väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses, inglise keeles ja kehalises kasvatuses. Laura Helene Tirkonen, tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kuldmedaliga ning tänukirjaga aktiivse töö eest õpilasesinduses ja klassivanemana.
koolipere kiidab ja tänab 12. A klassijuhatajaid. Proua Küllike Kütt. Samuti täname härra Frank Püüler-Hausmanni, kes on praeguseks naasnud Saksamaale. Aitäh, 12A! Palume lavale 12. B-klassi. Anda välja Eesti Vabariigi gümnaasiumi lõputunnistus. Mihkel Altosaar, tunnustada väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Markus Faster, tunnustada väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Leo-Erik Härm, tunnustada väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Elisabeth Järve, tunnustada väga heade tulemuste eest kunstiõpetuses ja inglise keeles. Karina Kaukver, tunnustada väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses ja kunstiõpetuses. Kerli Kesper. Kristjan Kotli, tunnustada väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses ja inglise keeles. Elis Liik, tunnustada väga heade tulemuste eest inglise keeles. Hans-Märten Liiu. Otto Robert Lipp, tunnustada väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Jane-Kätlin Meigas, tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kuldmedaliga. Anastasia Mironova, tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi hõbemedaliga. Liisa Neeme, tunnustada väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses ja ühiskonnaõpetuses.
Hanna-Maria Ostapenko, tunnustada väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses ja saksa keeles. Ahti Roio, tunnustada väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Paula-Kristiine Ruus, tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kuldmedaliga. Martin Saal, tunnustada väga heade tulemuste eest kirjanduses, matemaatikas ja ühiskonnaõpetuses. Deniss Sergejev, tunnustada väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Diana Talisainen, tunnustada väga heade tulemuste eest majandusõpetuses. Katrin Tammekänd, tunnustada väga heade tulemuste eest inglise keeles ja ühiskonnaõpetuses. Kendra Claudia Tantik, tunnustada väga heade tulemuste eest inglise keeles. Kristo Tarkmeel, tunnustada väga heade tulemuste eest matemaatikas. Rasmus Toom, tunnustada väga heade tulemuste eest inglise keeles. Tõnis Tuulik, tunnustada väga heade tulemuste eest inglise keeles. Emma-Maria Vaarik, tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kuldmedaliga. Anita Vahter, tunnustada väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Grete-Liis Veiert, tunnustada väga heade tulemuste eest inglise keeles, saksa keeles, vene keeles ja kehalises kasvatuses. Elisabeth Viide, Karl Viidebaum, tunnustada väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Täname ja kiidame 12. B klassi juhatajat, proua Vilja Konovalov. Aitäh, 12. B.
Palun lavale 12. C-klass. Anda välja Eesti Vabariigi Gümnaasiumi lõputunnistus. Markus Alabert, tunnustada väga heade tulemuste eest inglise keeles, geograafias, muusikas, bioloogias ja aktiivse töö eest õpilasesinduses. Henri Georg Eiche, tunnustada väga heade tulemuste eest muusikas ja aktiivse töö eest õpilasesinduses. Laura Häling, tunnustada väga heade tulemuste eest bioloogias ja tubli spordivõistlustel osalemise eest. Karl-Erik Klaamas, tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi hõbemedaliga. Karol Kuuskmann, tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kuldmedaliga. Saskia Laisaar. Carlotte Lindvest, tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kuldmedaliga. Karl Loodus, tunnustada väga heade tulemuste eest inglise keeles, vene keeles, bioloogias ja aktiivse töö eest õpilasesinduses. Liisa-Maria Lääne, tunnustada Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kuldmedaliga. Mailian Elisabeth Maatsina, tunnustada väga heade tulemuste eest inglise keeles, kehalises kasvatuses, bioloogias ja matemaatikas. Kristen Paljale, tunnustada väga heade tulemuste eest inglise keeles, geograafias ja bioloogias. Brigitte Karmel Reintam, tunnustada väga heade tulemuste eest bioloogias ning tubli osalemisest spordivõistlustel. Sirli Roosvee, tunnustada väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses, bioloogias ja matemaatikas. Jürgen Šokk, tunnustada väga heade tulemuste eest inglise keeles, saksa keeles, muusikas, bioloogias, matemaatikas ning aktiivse töö eest õpilasesinduses. Villi Tammer, tunnustada väga heade tulemuste eest hispaania keeles, saksa keeles, geograafias, kehalises kasvatuses, bioloogias ja matemaatikas.
Anna-Veronika Terehova, tunnustada väga heade tulemuste eest eesti keeles. Tunnustada kogu 12. C-klassi silmapaistvate ning kooliperet rõõmustavate esinemiste eest aktustel ja koolinäidendites. Täname ja kiidame 12. C-klassi juhatajat, proua Anu Kušvid. Aitäh, 12 C-klass! Loen ette saabunud tervituse. Tänane kevad tuli teisiti. Koroonaviiruse põhjustatud eriolukord sundis meid kõikides eluvaldkondades tegema korrektuure ning ümber hindama seniseid plaane. Teie kui lõpuklasside õpilaste jaoks oli lõpuspurt kindlasti ka iseseisva töö proovikivi. Tavapärane koolis käimine asendus e-õppega. See oli väljakutseks nii õpilastele, õpetajatele kui vanematele. Ent alati tuleb osata leida enda jaoks positiivset. Läbitud kooliaastate jooksul omandatud uued teadmised, lõbusad hetked ning emotsioonid, meenutused õpetajatest, aga ka uued tutvused ning sõbrad. See kõik jääb teiega ning tuleb kaasa järgmistesse eluetappidesse. Soovin teile kõigile palju jõudu ning meelekindlust jätkata õpingutega valitud teel. Õnne ning õnnestumisi, lugupidamisega, Tiit Terik, Tallinna linnavolikogu esimees. Nüüd on lava tänaste päevakangelaste päralt. Kõnelevad Laura-Helena Tirkonen, Hanna-Maria Ostapenko, Carlotta Lindvest ja Karl-Erik Laamas. Head õpetajad, kallid lapsevanemad ja tuttavad, kes olete kõik siia kohale tulnud ja loomulikult kallis 39. lend. Mäletan meil selgesti oma esimest koolipäeva. See oli 1. september, mis minul ei unune vist iialgi ning ma usun, et ka kõigil teistel tänastel õpetajatel. Seistes toonaste 12. kõrval, endal jalg värisemas, aga süda uhkust täis. Ainus, millele tol hetkel mõtlesin, oli see, et ühel päeval olen sama suur kui nemad. Ning siin me nüüd oleme, 12 aastat hiljem. Jalg taas väriseb, kui mõtleme, mis kõik meil ees ootab. Aga südames ja hinges on uhke tunne, et olemegi lõpuks saanud täiskasvanuteks. See eesmärk ja ootus, mis tundus tol ajal nii kauge, on lõpuks käes. Meie 12 A-klassi on ikka kutsutud hellitavalt eriliseks. Tõesti, eriliselt oleme me küll, aga mitte ehk sel moel, nagu õpetajad mõtlevad.
ei. Meid ühendab eelkõige see, et oleme ühed iseäralikud tegelased. Kõik me oleme veidi kiiksuga ning just see ongi meie tugevus keerulistel aegadel. 32 õpilasest, kellega koos 7. klassis ühiselt saksa keele võlusid ja valusid avastama hakkasime, on tänaseks jäänud alles umbes täpselt pooled. Kuigi bioloogiatunnis õpitud Darwini loodusliku valikuteooria ütleb, et ellu jäävad kõige tugevamad, väidaksin ma meie klassi näitel, et hoopis need kõige suuremad veidrikud suudavad 6 aastat saksa osakonna orjapõlve üle elada. Nali naljaks, aga aastate jooksul oleme täitsa kokku kasvanud ja koos nii mõndagi näinud ja läbi elanud. Kellelgi meist ei lähe ilmselt kunagi meelest, kuidas 8. klassis lõime stiilinädalal teisi klassi pika puuga, vallutades mereteemalisel päeval kooli garderoobi piraadilaeva ehk Krimist varastatud ostukäruga, mille me pärast tagasi viisime, ärge muretsege. Tänu sellele või sellest hoolimata võitsime reisi Palmse mõisa ja trauma, mis oma klassijuhatajatele põhjustasime, oli seda väärt. Selle ja paljude muude seikadega valmistasime kindla peale oma õpetajatele ja vanematele palju peavalu, kuid need muutsid meid lahutamatuteks kaaslasteks. Meil on päriselt ka nii, et kõik ühe eest ja üks kõigi eest. Jaan Kaplinski on kirja pannud sellised read. Kerge on raske olla, raske on kergeks saada. Hõlpus on olla, kes me ei ole, vaev õppida olema, kes me päriselt oleme. Iseendaks jääda ei ole alati lihtne, eriti kui oled teiste meelest nii-öelda eriline. Kuid endaks jäädes muutub kõik lihtsamaks. Usaldage end ja järgige alati oma sisemist kompassi näela. Oleme sõpradega mõelnud ikka vahel sellele, et issand kõnelikult me oleme, et just siia kooli tulime. Sellepärast, et just need inimesed, kellega me nüüd täna oleme kõik siin koos, on teinud meist sellised noored, nagu me oleme. Paljudele meist siin, nii minu lennukaaslastele, kui ka siin viibivatele vanematele on see tähendanud 10 aastat sütiseteel ning siis ühte hullumeelsemat ja ootusärevamat aastat Eduard Vildateel ja nagu kirstordil oleme tagasi 12. klassiks siin modernses ja kauaoodatud sütiseteel uues koolimajas. Remont ja kooliaasta venis Vildateel nagu ehitus ikka. Tahtsime kõik juba tagasi päris enda koolimajja. Ootasime enda lõpuks näiteks õpetajate kollektiivse puhkusele minekut, et mõista, miks ehitus venib ja kas rahadega on tõesti kitsas käes. Kuid nagu arvata võis, ei juhtunudki nende miljonitega midagi, aga kuidagi tuli ju elule asenduskoolis särtsu anda. Mõned meenutused ka koolielust, mida 12. B-klassist kokku sootsin koguda. Näiteks, kui õppisime DST1, tegime ka PowerPoint presentatsioone ja nagu eksamil ikka on karmid reeglid, eriefektid ei ole lubatud. Aga kas te arvate tõesti, et Otto Robert näiteks ei pannud igale slaidile võnkumist, haihtumist või põrkamist, et slaidi esitus oleks ikka lööv? Või siis eesti keele ja kirjanduse ainulaadne õpetaja Astrid Rätsep oma huumorimeele, 2-liitriste karastusjookide ja kirjalike tunnitöödega. Kuussalu tunnid, kus märkamatult võis tund juba peal olla, aga meil käis põnevam jutt näiteks koolielust ja me keegi ei tahtnud tõsisele teemale tagasi pöörduda, sest tahaks ju kaam jama ajada ja naerda, kui sellised õpetajad on meil koolis. Tüüdud aga lõbusad rännakud Forelli tänavale, kehalise kasvatuse tundi on ka kindlasti paljudel meeles. Enamus 12. B-klassist avastas enda jaoks võrkpalli alles viimasel kooliaastal. Võib-olla 11 aastat rahvaste palju sai täiesti oma aja elatud. B-klass on alati olnud krütskeid täis, kelle peale on õpetajatel parajalt energiat kulunud. Siiski oleme väga tänulikud kõikidele õpetajatele kannatuse ja hoolivuse eest, sest nüüd me oleme kõik siin, et tunda uhkust saavutatu üle. Elu B-klassis on olnud üks meeldev eluetapp, mis ei lõppe kindlasti täna, sest siit koolist oleme saanud palju lähedasi enda kõrvale, kellega saame ennast tulevikus proovile panna ja koostööd teha, sest mälestused ja tutvused loevad. 12. C-klassi õpilaste teekond tänasesse päeva on olnud väga erinev. Saime me ju kõik omavahel tuttavaks alles 3 aastat tagasi. Meil kõigil olid TSG-sse saabudes omad sihid ja eesmärgid. Aga miskit oli siiski ka meis ühist. See oli soov õppida ja areneda iga päev. Pole kerge luua väga erinevate huvidega inimestest ühes rütmis hingavat kooslust,
aga just selle raske tööga on saanud nende 3 aasta jooksul hakkama meie kallis klassijuhataja Anu Kušvid. Tema on loonud meist klassi, keda isegi direktor Kaarel Rundu iseloomustab kui üht kooli viisakaimat, kes naerul sõi juba kaugelt kõiki teretas. Ilma Anu utsitamiseta poleks koolipere näinud ka meie poolt ei Kalevipoja näidendit, EV100 kava, uhket uue koolimaja avaaktust ega paljusid teisi meeldejäävaid esinemisi. Kui suurem enamus jääb 39. lennud C-klassi ehk meenutama just nende samade etteastetega, siis Anu ja ka meie matemaatikaõpetaja Virve Oim ilmselt jäävad me mäletama kui klassi, kes päevast päeva vaid matemaatikat õppis ning kelle matemaatikaeksami tulemustest loodeti ehk rohkem kui eesti keele omadest. Tihtipeale lahendasime ülesandeid kõik koos, vahetundides ja mis seal salata, vahel ka mõnes muus ainetunnis, sest koostöö on elu saladus. See lihtne tõde tasub kõigil meist täiskasvanu ellu astudes kõrva taha panna. Täiskasvanuks saamine ei tähenda aga seda, et nüüd saab poest alkoholi osta või et enam pole vanematel õigust meie asjadele otsustada. Täiskasvanuks saamine tähendab seda, et nüüdsest on meil vastutus iseenda ja oma valikute ees. Ärge mitte kartke teha eksimusi, vaid hoopis seda, mis kõik jääb tegemata, kui puudub julgus vähemalt üritada. Soovin, et kõik meist leiaks oma raja, mida mööda käia ning oleks suunanäitajateks noorematele kooliõdedele ja koolivendadele. Olen kindel, et meie seas pole kedagi, kellele tänane päev jääks elu tippsündmuseks, sest kõigil meist on veel paljugi enda eluteev saavutamata. Siiski ei saa unustada neid, kellega seda kooli või gümnaasiumiteed alustati, sest nagu ka meie kallis klassijuhataja on öelnud, siis pruudid ja peigmehed tulevad ja lähevad, aga klassikaaslased jäävad. Aitäh! Soovime tänada ka meie kallid klassijuhatajaid. Kuigi Frank Bühler-Hausmanni täna siin ei ole, siis palume laval tulla teisel 12A klassijuhatajal Külge Kütt. Palume lavale tulla 12. B klassijuhatajal Vilja Kanavaalu. Palume lavale tulla 12. C klassijuhatajal Anu Kušvid. Ja veel ma hoian korra teid kinni. Ma soovin tähelepanu pöörata meie lennukingile, milleks on siis ilus toataim, mis jääb kooliaatriumis pikkadeks aastateks silmailu pakkuma. Aitäh veel kord! Traditsioonidele kohaselt esitame veel viimast korda ühiselt meie vahvat koolilaulu. Hommiku kiirtes sünnib algus, kargelt kutsuvad metsarüppes saab sihiks, silmapiiril siirutab end. Soojana näib aastate algus, ka radade käändude kütkes, siit
nüüd algab pääsupoja rutakas lend. Ei õppida ole iial hilja, veel leida iseendas ikka uut. Ja uueks saavad möödunud viljad, nii istutame iidset elupuud. Ikka jääb hiidudes mühamada tüvest tõena peatunud vaik. Ei murdu, kunagi ei kõhklema löö. Tõde alati näib pühana, teasin varjusta sünnipaik. Saladus peitub elu mõttes ja töös. Ei õppida ole iial hilja, veel leida iseendas ikka uut. Ja uueks saavad möödunud viljad, nii istutame iidset elupuud. Igast kord sirgub suur sind saatmas teos ja hinges helin. Julgelt käin või seisa kindlalt oma maal. Sümboliks meil kõrge männipuu, metsa hõlmas meie armas kool. Jääd meil toeks, kiireks koidu rõõmuks nüüd saad. Ei õppida ole iial hilja, veel leida iseendas ikka uut. Ja uueks saavad möödunud viljad, nii istutame iidset elupuud. Ei õppida ole iial hilja, veel leida iseendas ikka uut. Ja uueks saavad möödunud viljad, nii istutame iidset elupuud. Aktus on lõppenud. Palume esimesena väljuda lõpetajatel. Ilusat iseseisva elu algust!